Tere hommikust, täna on teisipäev ja täna on mu viimane tööpäev. Nagu selle esimese osa, siis see viimane tööpäev. Praegu ma siin tolmuimeja käib. Teen hommikust endale, kuigi kell saab kohe 3. Kes vaatas siis mu eelmist vlogi, kus ma siis rääkisin ja näitasin ka tegelikult oma 2 esimest tööpäeva, mis tegelikult läks täna ülesse. Nagu ma seal ka mainisin, et iga päevaga tegelikult ma teadsin ette, et ma hakkan magama kauem ja nii ka juhtus. Täna märkasin natuke enne kella 2, ja iga päev ma olen samal ajal koju jõudnud. Aga täna ma siis mõtlesin, et ma vlogin seda koduosa, sest et mul on plaanis koristada väga põhjalikult. Või mitte nüüd mingi suur puhastus teha, aga selles mõttes minu jaoks ikkagi põhjalikult, sest et alati ma olen niimoodi, et üks päev võib-olla võtan kuskilt natuke tolmu, mõni päev võtan teisest toast tolmu, 3. päev panen tolmuimeja tööle ja ma ei tea, 4. päev teen köögi korda. Nüüd ma tahan selle kõik teha korda, enne kui ma tööle lähen. Täna ma lähen hiljem 9:30. Ja siis ühesõnaga hakkame koos koristama ja täna ma võib-olla jõuan ka jõusaali, mis on nagu vau. Kuna mul on täna ju vaba aega, ma ei lähegi ehra. Täna on siis see nii-öelda lapsevaba päev täiesti. Aga sööme ära ja siis hakkan koristama. Ainuke vahend, mis päriselt korjab mööblilt nagu kangalt koerakarvad ülihästi kokku. Teate mis? Kell saab 4:30. Vaevalt, et ma trenni jõuan. Ma tahan veel süüa täna teha. Ja mul on nagu enam-vähem kõik toad on puhtad või nagu tolmud ja kõik asjad on tehtud tolmuimeja. Praegu veel teeb soojatuba ja vannituba veitsi on vaja teha, aku sai vahepeal tühjaks. Aga ma tahan põrandad ära pesta ja tegelikult tahaks natuke puhata ka enne tööd. Sest et ma tean, et ma tegelikult nagu väsin ära õhtuks, enne kui ma tööle pean minema. Aga peseme need põrandad ära siis. Vaatan seina peal on mingi plekid, tripoli, käppa. Jäljed ilmselt kui täie. Siis hakkame tegema süüa ja vist on vaja poes ka tegelikult enne käia. Ma siin teen klippe, aga ma mõtlen, et kas ma päriselt teen sellest vlogi kokku. Ma olen veel kindel. Äkki ma lihtsalt kustutan kõik need failid ära lõpus ja ongi kõik. Aga tulime tripoliga jalutama. Mõtlesin, et okei, et mul on vaja poodi minna. Kell on tegelikult päris palju juba. Maal küll see kell ei tööta normaalselt. Mul on veel see unerežiim peal, et ei näitagi. Kell on 5:03.
ehk siis mul on tegelikult 3,5 tundi töö alguseni, 3 tundi nii, kui ma peaks kodust välja minema. Ja no ma mõtlesin, et ma pean poodi minema, et lähme käime siis jalgsi. Et siis saan jalutada ka selle nässuga samal ajal. Saan liigutada ennast, sest et jah, sinna jõusaali ma paraku ei jõua. Ma sain küll selle, meil on siis Stebi töö juures ja selle kaudu sain siis sain oma rahad kätte, aga ma pole teinud veel seda liitumist. Ehk siis natuke kuluks sinna aega, et see ära teha, siis nagu kohale minna, siis teha trenni, koju, pesema, kõik. Nagu veits liiga palju aega võtab see ja mul on vähe aega. Nii et ma parem teen homseks koogi valmis. Need kohupiimad on seisnud seal külmkapis juba 5 päeva kindlasti. Ja suppi ma ei jõua teha, sest et kana võtsin liiga hilja sügavkülmast välja. Homme teen pole hullu, see läheb nagu nii kiirelt ka. Ja nii mõnus sügisene on juba. Okei, siin pole neid värve väga näha. Aga Kehras on täiega nende 5 päevaga, kui ma olen käinud Sonja juures siis õhtuti, siis iga päevaga on ühes kohas on puud, mida ma nagu nii-öelda olen jälginud või nagu mis on silma jäänud. Ja ma näen, et iga korraga lähevad aina rohkem värvilisemaks, mis on nagu päris äge. Et üks päev lihtsalt ka juba nagu nii suur muutus. Aga ühesõnaga käime poes, teeme kooki ja siis puhkame, läheme tööle. Homme on ka nagu tahaks midagi teha. Meil on see Lookultuurikeskuses, me oleme käinud ühe korra nüüd Sonjaga käisime muusikatunnis. See on siuke muusikatantsu mängu hommik. Ta on päris põnev, ta on muidugi väga erinev sellest, mis oli Viimsis. Et Viimsis seal ikkagi mängis klaveril ja ise laulis. Seal pannakse telefonist muusika. Ilusad laulud ja selles mõttes on nagu kõik ikkagi timmis. Aga jah, see Viimsi oma selles mõttes oli teistmoodi, et väga tahaks seal edasi käia. Aga neil on see 1-2 aastaste grupp täis. Nii et sinna me ei saa enam. Tripsu, tule nüüd. Tule, mine mööda. Aga jah, et see on kolmapäeviti, tahaks sinna minna. Seal muide, eelmine kord, kui me käisime, siis üks emaki oli, me oleme teid telekast näinud. Ma olin juba nagu selles mõttes, ma ju põhimõtteliselt ei vlogin üldse terve septembri. Et natuke oli nagu see YouTube'i pool oli nagu meelest läinud või nagu kuidagi, ma ei tea, sellepärast, et ma läksin oktoobris tööle, siis ma tahtsingi nagu hästi keskenduda nagu lapsega, et hästi palju temaga teha, mingites kohtades käia. Käisimegi teatris, käisime seal muusika selles värgis, võimlemises käisime, ujumas. Ma ei tea, et nagu võimalikult palju temaga koos asju teha, sest et nüüd mul on ju nagu selles mõttes natuke vähem seda aega ja võimalust on ja sellepärast ma käisin ka temaga reisil septembris. Tegelikult siis, kui ma kõike seda broneerisin, muidugi ma ei teadnud, et ma nüüd oktoobris lähen tööle, aga ma teadsin, et mul saab emapalk läbi. Ja siis ma mõtlesingi, et september on siuke nagu viimane hetk, kus ma võiks nagu minna mingile reisile Sonjaga. Ja et see on viimane hetk, kus ma võiks mingile reisile Sonjaga minna. Ja mul on väga hea meel, et me nagu käisime. Aga jalutame. Mingi tund aega läheb meil edasi-tagasi jalutamiseks, pluss siis poes käik. Nii et ma arvan, et väga timm. Hästi mõnus suve on täna. Ka põhjus, miks ma tulin ennast liigutama. Oleme nüüd kodus tagasi. Kell 20 minuti pärast 7. Nii et ma teen selle koogi ära. Kui ma otsisin retsepti, siis enamus on sellised nagu plaadikoogid minu meelest, mis ma nagu leidsin. Ehk siis seal on vaja 4 pakki kohupiima. Ma oleks võinud seal nagu pooleks teha kogused ja siis teha väiksemat. Aga ma ikkagi nagu otsisin edasi ja mingites olid mingid asjad, mida ma ei tahtnud või mul polnud. Mõtlesin, ma ei viitsi sinna poodi minna. Aga siis ma leidsin retsepti, kus ongi täpselt 2 pakki seda kohupiima,
ja seal oli ikkagi mul vaja poodi minna, siis ma mingi okei, vahet pole, ma siis käin ära. Ja põhjus oli ka selles, miks ma otsustasin seda teha, siis, et miks ma valisin selle siis välja, jäin selle juurde pidama, sest et see on Ragne värgi retsept. Nii lihtne ongi, et vaata, mul on siin, mul on 2 raamatut Ragnelt. See mulle kingiti kunagi ja selle ma ostsin ise. Ja tegelikult ma nagu armusin tema retseptidesse siis, kui ta tegi neid küpsetamata kooke. Või ta siiamaani teeb neid, on ju, tal on isegi retseptiraamat sellest. Aga minu arust see on nagu, noore naisena, kui sa ei ole nagu väga midagi süüa teinud, sa ei oska väga midagi süüa teha, siis küpsetada ka nagu, okei, süüa võib-olla juba oskad, on ju, enam-vähem mingid baasteadmised on ju, aga küpsetamine, seda ma ei tea, see tundub nagu täielik mingi teadus, on ju. Ja siis need küpsetamata koogid olid nagu ideaalne variant ja need olid nii head ka. Ja siiamaani on ju head, aga jah, see küpsetamine, siiamaani, mulle nagu hullult meeldib ikkagi, et mulle pigem tulevad nagu mõist küpsetised palju paremini välja, kui siin pliidi peal mingite asjadega jamada. Vot, aga jah, teen selle ära ja siis saan natuke puhata ja lähen tööle. Ja veel, mis ma tahtsin näidata. Rimis olid täiesti suvaliselt olid mingid raamatud müügil. Ja siis ma leidsin Sonjale, esimesena ma nägin seda raamatut, mõtlesin 2,99 nagu, okei, see on mingi titekas, on ju, aga tore ikkagi, et las ta olla siis titekas. Aga ta on nii odav, et juba selle pärast. Ja siis ma olen ju see Väikese hiire fänn nüüd. See raamatute sari, mis on see Väikese hiire kevad ja Väike hiir läheb maale ja mingid sellised, et ma olen nii palju head sellest kuulnud ja otsustasin, et minu lapsel on ka neid kõiki raamatuid vaja ja meil on juba pooled raamatud olemas, pool on veel minna. Ja siis neil on veel selline raamat. Ja see täishind on poodides 16 €. Ma sain selle 9,29 €. Minu meelest on nagu väga hea diil. Isegi need Väikese hiire raamatud, mis on palju väiksemad, need maksavad täishinnaga ka 11,99 €. Nii et mul on väga hea meel, et ma selle sain. Siin on, jah, selles raamatus küll ei ole trükitähtedega need lood, aga need on väga nunnult talle ette lugemiseks ikkagi. Ja mulle hullult meeldib see, et siin on see järjehoidja on vahel. Nii et need 2 raamatut skoorisin Rimist, hapukoorvõi ja küpsised mulle tööle. Olgu, aitab lubast hakkama teha. Tere järgmist päeva. Ma ei saa enam öelda tere hommikust, sest et kell saab kohe 2 ja tegelikult ma olen juba 40 minutit üleval olnud, aga ma vaatan, mul on ikkagi täiega padjakas. Veits värvisin kulmet, koolutasin ripsmed ja panin concealerit. Või seda Maybelline Eraser mingit asja ühesõnaga silmalda. Eks ma tasapisi siis ärkan. Sest et eile ma ju töötasin 6:30. Kui kõik eelmised päevad ma olin 6:30, see eile oli 6:30. Et ma magasin tegelikult ikkagi. No okeilt jah, ma arvasin, et ma tahaks nagu mingi 12 ärgata, et ma oleks ikkagi õhtul ka piisavalt väsinud, et minna nagu normaalsesse režiimi jälle. Aga ma arvan, et saab timmi, küll Sonja mind ära väsitab. Hakkame siis kihra minema. Mul on siin hunnik juunu. Töökaaslane tõi viin vanematele tänutäheks, et nad Sonjaga olid. Ja siis eile ma ei näidanudki seda kuubimakooki. Jah, ta näeb välja mingi hullult kõrbänd, aga ta tulebki selline. Endale jätsin siis siin väikse tüki. Et eks ma viin vanematele selle karbitäie ja tegelikult ise söön ka ju sealt, on ju. Vähemalt ühe tükikese võtan. Sellepärast ma jätsin koju hästi vähe. Ja oleks vaja ka poest läbi käia. Ema tahtis mingid tahab ühe päeva toitu teha. Ja jällegi Kehras saab ka neid asju, aga võib-olla linnas on parema hinnaga ja võib-olla suurem valik. Et käin, issand, kus te olite seal lahes täitsa.
et jah, lähme Tripoliga õue ja Tripsu, lähme õue. Jah, lähme õue, siis midagi aru. Tumba-jumba. Ja lähme käime Maximast vist läbi. Ja ma pole hommikust söönud, kui ma ärkasin. Ma jõin vett, sest et juba eilsest õhtust tiksub mul peas Hesburger. Üks töökaaslane tellis omale Hesburgerit öösel. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma juba kodus ei jõudnud eile süüa, mingi koristasin ja kõike tegin ja nii. Ja siis lõpuks ma keetsin pelmeene. Ja siis täna peab selle Hesburgeri ära tegema. Ja. Nagu te näete, siis me oleme juba kodus. Kell saab 11 kohe, Sonjal on lõunasöögi aeg. Ja ma siin teen kanasuppi, aga see ei jõua valmis. Nii et lähevad täna pelmeenid. Peab pelmeene sööma siis. Pole midagi. Mingit brokolit ja kurki ja kodujuustu panen ka kõrvale. Aga eile ma midagi ei vloginud või nagu ei rääkinud midagi. Sest et ma olin ikkagi suht väsinud või nagu silmad olid nagu väsinud sellest nendest öövahetustest. Ja ma käisin siis poodides ära ja ostsin seal mingid kotitäie mingeid asju. Ning võtsin sõbranna peale. Ma just mõtlesin, et ta peaks nagu töö lõpetama enam sel ajal, kell hakkas 3 saama. Siis ma kirjutasin talle, et kas sa lähed koju varsti või, et ma saan su peale võtta. Siis ma ühesõnaga sõitsin natuke tagasi Peterburi maantee peale ja siis seal ta siis ootaski mind. Ja õhtul siis läksime temaga koos käsipalli vaatama. Et kuna seal oli käsipallimäng Kehras, siis mõtlesime, et okei, et lähme siis, et me jäime siis üheks ööks nagu veel Kehra. Teate? Ma tegin kanasupi, väikse portsu teen on ju. Ehk siis seal on väike, nagu ei ole väga palju kana, mis ma panin poole kilosest pakist panin pool. Ja ülejäänud poole ma panin siis siia. Ja ma ostsin sellise crispy chicken maitseine segu. Ja lõhna järgi ma ütleks, et on vürtsikas. Ehk siis ma ei saa seda lapsele anda. Ja ma olen ostnud seda valmis tallegi, see maisi kattega kana filee. Ta ei ole ka vürtsikas, et see nagu on lapsele hea, nagu maitse poolest. Toiteväärtus ma arvaks ka, et kuna ta on ikkagi, see ei ole mingi nuggets, lihtsalt mingi kanamass. Et sa ei tea, mis rupskid ja asjad sinna kõike on topitud, vaid et see on konkreetne nagu liha on ja. Et siis sellepärast ma olen seda andnud talle, kui on kiire käes. Aga jah, see ma ei tea, liiga vürtsikas talle. Eks ma proovin pärast, vaatan, kui valmis saab siis. Võt. Aga täna me pidime tegelikult minema hommikul, mõtlesin, et lähme siis sinna Miia Millasse. Ma uuesti liitusin selle Kaara Klaabiga. Aga Miia Millas on juba, ma ei tea, mitmendat päeva, või tähendab mitmendat nädalat. Eelmine nädal oli ka see mingi küttesüsteemiga mingi jama. Ja nüüd on jälle. Et suht nõme tegelikult.
me oleme ainult 1 korra saanud käia, tegelikult ma oleks saanud nagu 3 korda juba selle aja jooksul, onju. Aga noh, mis teha? Ei saa, siis ei saa, onju. Aga noh, tobe on ikka, et sa maksad nagu raha selle eest, aga. Joo, annad emmele, mammi. Annad panda emmele. Tigi. Ja panin pesu pesema ja ma ei tea, mis veel siin. Panin selle brokkoliga siia panni peale sooja. Et jah, täna me siis oleme kodused, kuna ilm on ka siuke nagu ta on. Vahepeal peab Tripoliga minema õue. Oi, sul on nüüd teine mammi selja annad ka emmele ja heita. Soonel on uksed nii pikad, aga ta ei lase mingit lõksu ega kummi pähe panna, patsi kummi. Ja nüüd tal on käed ka nii pikad, et ta saab endal pea pealt kõik ära võtta. Aga täna siis jah, nagu ma ütlesin, me oleme kodused, et aklimatiseerun tagasi oma tavalisse režiimi ja tavalisse rütmi. Ütle tšau. Ütle tšau. Tšau. Lehvitad? Ei taha lehvitada, ära siis lehvita. Olgu, teeme edasi, hakkame sööma. Hakkad sööma? Ei hakka, muidugi, kunagi. Ei, tema ei hakka mitte midagi tegema, mis pakud välja. Jah. Viisin lapse ja koera metsa. Alutame siin, kui mõnus suve ilm on täna. Veits abistas vihma vahepeal, aga muidu on mõnus. Ja Sonja magas ja siis ma mõtlesin, et nagu alguses mingi tund aega askeldasin seal, panin pesu kuivama ja koristasin veel kööki ja asju ja siis mõtlesin, et okei, et ma siis viskan pikali. Et ma magama ei jää, ma lihtsalt nagu laman. Ja no vist ma ikkagi jäin magama, mis on nagu veits halb. Kardan, et äkki öösel ei tule und. Aga võib-olla on ka parem, äkki tuleb ikkagi. Et saan välja magada, kui tuleb see uneke õhtul. Aga jah, Tripolil on nagu nii-öelda see mure, et kui me ei liigu, siis ta ka ei liigu. Ja nagu vahel on see nii tüütu, sest et noh, ma ei saa Sonjaga, Sonja on aeglane, nagu näha, siis ta seal ühes kohas kinni praegu. Ja ongi see, et ma tahaks, et Tripoli läheks näiteks pissile või teeks midagi, ei. Ta lihtsalt istub ja ootab, kuni mina hakkan liikuma. Ja täpselt sama on olnud nagu kõik need aastad talvel näiteks, et ma hommikul puhastan autot, et temaga jalutan. Ja siis, noh, et tahaks, et ta samal ajal jalutaks, ei ta jaluta. Ta istub seal auto kõrval ja ootab. Et jah, selline väike kamp on meil siis. Mutt. Kaljukits. Ahvike. Mis ahvike teeb? Mis ahv teeb Sonja? Delfiin. Meduus. Delfiin. Meduus. Meritäht. Kuldkala. Pisihiir. Siil. Pisihiir. Hobune. Täna on reede ja ma vist ei olegi teiega täna üldse rääkinud. Ma ei tea, nagu hommik algas juba, oli mega vihmane ja siis vaatasin, terve päev tuleb selline ja kõik järgmised päevad. Aga näete, praegu päike paistab kuskilt sealt.
kell on mingi 4 umbes vist, kas hakkab saama või natuke läbi. Ja me tulime jälle metsa, kuna ma siis eile sain kinnitust, et selle käruga saab siit läbi, et selle ringi teha siin metsas. Siis me tulime täna ka siia. Lähme kuskile, otsime selle päikselisema koha, et seal on üks platsike, kus on siuke lagendik ja päike paistab ka natuke, et seal saab Sonja siis toimetada ja Tripoli ka. Aga täna me põhimõtteliselt oleme kodus olnud terve päeva. Hommikul käisin siis Tripoliga jalutamas, siis sõime Sonjaga ja Tripsu ka. Siis me läksime Sonjaga poodi, sest ma mõtlesingi, et me nagu... No Tripu, kes seal on? Keda sa seal nägid puu otsas? Mis seal pole mitte kedagi, aga ta on täiesti veendunud, et seal on keegi. Ma ei tea, mina ei näe. Lähme, Tripsu, lähme. Ei ole kedagi puu otsas. Ja kuna ma õue ei saanud minna, nagu vihma sadas ja mänguhommik küll oli selles, ma ei tea, Koplis on üks Kaaral ka nagu see hommikud reedeti, aga see hakkab 10:30 ja Sonja peab 12 magama inimene, 11 hakkab sööma ja siis ühesõnaga see nagu absoluutselt meil ei sobi, me ei saa kunagi sinna minna. Ja siis ma mõtlesingi, et mis me teeme, et lähme siis poodi, et vähemalt sellinegi väljasõit kodust on ja Coopis on praegu see Haptameli piimasegu on soodukaga. Siis ma läksin, vaatasin ja neid ei olnud. Need olid nagu otsas kõik, isegi laost neil. Ma küsisin ja siis ma helistasin emale ruttu. Ma ütlesin, et mingi vaadake Kehras, et Kehra on väiksem koht, et äkki seal nagu on. Ja seal oli ka 3 ainult potskat. Vot ja siis Sonja lõuna ajal magasime kõik 3 ja ma käisin veel Tripoliga õues, ma käisin tegelikult hommikul 3 korda temaga. Üksi temaga hommikul, siis kui ma läksin Sonjaga poodi, pärast kui me poest tulime, siis ma läksin taga uuesti, võtsin ta kaasa nagu meiega ja siis kui Sonja magas lõuna ajal ja see koer lihtsalt ei kaka, nagu ma ei saa aru, kas tal on mingi stress või mis tal on ja praegu ka me oleme tükk aega ikka jalutanud, ei mitte midagi. Ühesõnaga võõras mure on ju, teid see ei huvita, aga teate, kui lapsevanemana sa ka mingi mõtled, issand jumal, et mu laps pole nüüd kakanud terve päevad on ju või mis iganes, et ma ei tea, lastel on isegi mingi nädalaid on ju võib-olla. Siis Tripoli on ikkagi mu esiklaps ju selles mõttes, et muidugi ma ka ikkagi pean järge tema sellel seedesüsteemil ja kõigel sellel. Ja ühesõnaga ei ole nagu mitte midagi erilist, lihtsalt meie tavapärane kodune päev. Et jah, siin vlogis ei toimu midagi tavapäratut. Küll aga vist äkki oktoobri jooksul ikkagi tuleb. Me oleme ühele balletile ostsin piletid. See on lastele mõeldud ballett. Nii et ma arvan, see saab väga äge olema. Vaatame muidugi, kuidas Sonja vastu peab terve selle aja seal. 45 mintsa kestab, aga siiski väga põnev endalegi. No, Tripsu, tuled või? Tule nüüd! Ja mingid sündmusi veel, et mees tuleb koju järgmine nädal ja mingid inimesed on seal. Vot. Aga aitäh, et vaatasid seda veits võib-olla kaootilist, mitte midagi ütlevat vlogi ja näeme juba millalgi jälle teiega. Tšau!